lähme nugade peale. Lähme nugade peale, sest põhjust on, me oleme siin väga palju olnud oma telehommiku köögis, meil on siin oma noad olemas, aga probleem on olnud selles, et noad ei lõika väga hästi. Ma kujutan ette, et sul on ka kodus 100 nuga või midagi 100 sellist. ei ole, natuke vähem on, aga mul neid mõned on, jah. Ja, no aga lähme vaatama, kuidas teritada. Ja. Selle lahti. Ja me olemegi nüüd vahetanud oma Eesti parimate toiduainete laua parimate nugade vastu. Margus Tapupere Tallinn Cutlerist, tere hommikust! Tere hommikust! No mina pean ütlema, et mina olen teritanud nugasid luisuga, ma olen teritanud taldriku põhja peal, oleneb, mida sa parajasti kätte saad, kui sul on nuganüri. Taldriku põhja peal? Jaa, keraamil või selle portselan taldriku põhja peal. Vaata, seal all on see kare koht. Seal saab väga hästi noa teravaks. Ma ei tea, kas see on õige või mitte, aga kui sul ei ole midagi teha, sul on vaja teravat nuga, siis taldriku põhi kõlab väga hästi. Kõlab täitsa mõistlikult, loomulikult. Ja, et on teatud vahendid, millega nugasid teritada on lihtsam, teatud vahendid, millega keerulisem. Ma pean ütlema, et ma ei ole leidnud oma elu jooksul veel sellist imevahendit, mis teeks väga kiiresti, väga hea tulemuse, väga vähese vaevaga. Et sa pead kindlasti nugade teritamist õppima, et kui oskaja teeb ka taldriku või tassi põhja peal selle töö ära. No iga nii-öelda natukene selline harrastajam toiduhuviline teab, et kõik algab ühest väga heast vahedast noast. Et kui sa kodus süüa hakkad tegema, pool tööd teeb ära terav nuga. Jah, öeldakse, et nuga on koka käepikendus, et üks olulisemaid vahendeid tõepoolest köögis ja mina ütleksin seda, et tegelikult nii-öelda terav nuga ja terava noa kasutamine on tead nagu inimõigus. Et selles mõttes paljud inimesed isegi ei tea, et millest nad ilma on jäänud, kui nad ei ole terava noaga lõiganud. Ja üks asi on muidugi terav nuga, et see on kindlasti oluline, aga kas on oluline ka, et see nuga peab olema just mingi kallis nuga või tegelikult ajab iga nuga, mis sa oled ostnud kusagilt tavakaubandusest, aga korralikult ära ihunud, ajab asja ära? Sest hinnavahemega vist 20 eurost kuni, ma ei tea, see võib tuhandeteni välja minna. Ja, et näitan ka pärast mõnda natukene kallimat nuga, aga tõsi on jah see, et võib-olla oleks oluline teada millisest terasest, millisest materjalist see nuga on tehtud. Kui teras on nii-öelda kõva terassulam, siis ta hoiab oma teravust kauem. Kas sul on mõni siin? Saad näidata kohe? Absoluutselt. Pealt vaatamisega lihtsalt aru ei saa. Pealt vaatamisega aru ei saa. Ütleme niimoodi, et laias laastus 2 koolkonda, et nii-öelda Euroopa noad, võtan siin ühe välja, eks ju näitan, mis on sellised paksud, jämedad, üldjuhul natukene pehmemast terasest tehtud ja siis teine selline tuntud koolkond on siis nii-öelda Jaapani noad. Kas need on nüüd hästi kallid ka? Nad on pigem natukene kallimad, aga tegelikult ka Jaapani nugasid võib saada nii-öelda täiesti taskukohase variandi. Ja kui sa nüüd, Kristjan, katsud seda kaaluvahe kui õhuke, et need on loomulikult natukene erinevateks võib-olla otstarveteks, aga tõsi jah, et seda nuga, teravat, siis pehmet nuga peab kindlasti natukene tihedamini teritama kui nii-öelda väga kõvast terasest tehtud nuga. Samas, kui läheb noa loopimiseks, siis ma ütleks, et raske on parem. Nüüd me teame, millega sa tegeled seal kohta. Just, et jah, et selles mõttes, kui võib-olla natukene üldse nugade kasutamisest, hooldamisest rääkides, loopida ma neid ei soovitaks. Margus, aga soovita selles mõttes, et kui on tõesti niimoodi, tavaline pere teeb õhtuti perele süüa, mis sa soovitad, millised noad peaksid olema ühel sellise kodukokal? Aga lähme miinimumprogrammi juurde, eks ju? Et mis see miinimum oleks? Täpselt, miinimumprogramm, mina ütleksin, et tegelikult 2 nuga, kui me räägime sellest põhilisest kokanoast, siin on see eurooplane, siin on jaapanlane, võtsin ühe sellise vahepealse variandi teile ka kaasa, et selline pikema teraga, kõrgema kannaga nuga, mida on mõnus lõigata siis nii-öelda lõikelaua peal, et võta proovi. Selline parajalt raske, parajalt keskmise suurusega. Ja ta on nagu käes mugav hoida, see on ka ülioluline. Tal on see kuidagi ergonoomiline käepide. Täpselt nii, et see võiks olla jah selline põhiline tööriist, mida sa siis just kasutad nii-öelda kõigi asjade peal, mida on vaja lõikelaua peal lõigata. Et näpud mahuvad alla. Ja teine ülivajalik asi, selline väike nuga, mida sa siis kasutad kõigi tööde jaoks, mida sa teed käe vahel. Koorid, kas kartulit, puuviljasid tükeldad, puhastad, ma ei tea, krevette, mida iganes, et võt selline väike. Minule see nõuane meeldib suur nuga ja väike nuga. Et põhimõtteliselt nendest 2 piisaks. Nendest 2 piisab ja kuna ma kuulsin, et teie kohalikud noad siin... No meil on siin, ma olen sellega nüsinud nii, et vähe ole. Ma võin sul näidata võrdluseks, ega see ei lõike seda tomatit väga hästi. Ja, no proovisin selle leiva eest ära.
ma pean esiteks tegema talle augu sisse, on ju, ja siis ta võib-olla heal juhul. No aga proovi siis sellega ka. Vaata, kuidas tuleb, et kas on äkki natukene teistmoodi see asi. Ma püüan hästi õhukse. Aha, mine metsa. Kas oli mõnus? Ei, no tegelikult on proovi. Oota, ma tahan tõesti proovida. Tule siia poole, tule siia. Nii, ma annan sulle. Nii, aitäh. Näpu teemal on ju. Ossa, see lendab läbi siin. No just, see noa raskus sisuliselt lükkab läbi. Väga hea meel, et need noad teile meeldivad, sest ma võtsin veel kaasa sellise kolmanda vahepealse komplekti ja ma hea meelega jätaksin need siia teie stuudiosse, et kui tulevikus siin kööginurgas kokkamist on, siis üks mure on lahendatud. Meie tippkokkade ees häbisse vähemalt. Täpselt nii. Ma pean hakkama siin sagedamini käima, tulen tagasi. Margus, aga räägime ka sellest, kuidas neid nuge hoida ikkagi, et sest oluline on, kui sageli peaks nuga teritama? Nuga peaks teritama siis, kui ta nüriks läheb. Kui sa tunned, et ta enam seda tomatit ei lõika sellisel moel, nagu ta võiks lõigata. Et see on selline põhiline reegel, ütleme, rusika reegel võib-olla ütleb midagi sellist, et kodukokk, no kui ta korra kuus käib oma noad luisu peal üle, kui need on korralikust materjalist ja kui ta muul ajal hooldab neid kenasti viisakalt, siis peaks asi olema... Hooldamine tähendab korralikult pestud, kuivatatud, ära pandud. Kas pesumasinas see või ei? Ei. Kindel ei, pesumasin, võiksin pikalt rääkida sellest, aga ütleme laias laastus põhiline reegel võiks olla see, et kui sa nuga parasjagu ei kasuta, võiks ta olla puhas toiduainetest ja kuiv. Ehk siis kraani all kiirelt käega puhtaks ja kuivaks. Ja veel üks selline lihtne variant teritamiseks, keraamiline terituspulk, tõmbad mõned korrad. Niimoodi enda poole ülevalt alla. Täpselt, enda poole ülevalt alla, kannast tipuni, sellise rahuliku kindla liigutusega. Oleme näinud, kõik Gordon Ramsay't, profikokad teevad midagi hästi kiiresti, et unustage see ära, võtke rahulikult, nii-öelda stabiilselt ja lihtsalt sellise liigutusega. No see on põhimõtteliselt see taldriku põhi. Aga nüüd kodus, eks ole, igal koduperenaisel on ju korralik nagu poest ostetud teritaja, eks ju, kuhu vahele sa noa pistad, teed sihkad-sahkad. Kuidas teie teeksite? Kas hakkame teritama ka? Mina propageerin ja soovitan sellist nii-öelda arhailist ja kõige tegelikult mõnes mõttes universaalsemat, lihtsamat teritusvahendit, milleks on vesiluisk. Me kohad ära võetud, Margus, tule näita, kuidas see käib. Ja ma näitan kiiresti, ma võtsin ühe sellise poolnüri noa kaasa ka. Ma küsin korra vahele, kas seal on vahet, kas Jaapani nuga või Euroopa nuga, sest ma tean, et need on lõigatud erineva kraadi all, eks ole? Just täpselt, et Jaapani nugadel on tavaliselt väiksem kraad, siis sa hoiad seda nuga madalamal. Ja Euroopa noa puhul sa siis tõstad selle nurga natukene suuremaks. Ja põhimõtteliselt sa ennem vaatad, kuidas see nurk sul seal noal on ja üritad sama nurka järgida. Alati lähtudes sellest, et milline see konkreetne nuga on, kas ta vajab siis nii-öelda ühendamist, teritamist, kusagil on mingid suuremad täkked sees, et kindlasti vaata üle, et nuga oleks. Aga laias laastus see teritamine on, ütleme, öeldakse nii, et see on lihtne tegevus, et kui sa oskad oma juukseid kammida, siis sa oskad ka nuga teritada, sest see on selline monotoonne ja tavaline liigutus, aga trikk seisneb selles, et sa hoiaksid seda nuga siis nii-öelda võimalikult stabiilselt paigal, et see nurk oleks üks ja sama, et ta ei hakkaks nii-öelda rullima üles ja alla. Aga kaua sa teed seda? Jällegi nii kaua, kui nuga teravaks saab. Ma ütleks niimoodi, et kui ma nüüd teritan siin luisu peal võib-olla kauem kui 10 minutit, siis ilmselt ma teen midagi valesti. Kas mul on nurk vale, kas mul on võib-olla luisk liiga nii-öelda vale, võiks olla karedam luisk, mis võtab rohkem metalli maha. Ta on selline mõnus tegevus, käeline tegevus, mida tegelikult iga nii kodukokk kui profikokk võiks osata ja hoiab nii enda kui oma naabrite noad ka tulevikus. No 10 minutit on ilmselgelt palju, aga kas näiteks 10 korda sihkad-sahkad teha on piisav või pigem mitte? Pigem võiks võib-olla natukene rohkem teha, kui nüüd nuga on ikkagi nüri, nagu ma siin tunnen, eks ju. Ja teeme mõlemalt poolt, mitte ühelt poolt. Mõlemalt poolt, et ühelt poolt siis niimoodi, siis keerad noa teistpidi ja teed siis nii-öelda teiselt poolt, ütleme, samasuguseid liigutusi. Neid tehnikaid on loomulikult erinevaid, et mina näitan sellist nii-öelda Jaapani tehnikat, push and pull või lükka-tõmba tehnika, et see on võib-olla selles mõttes selline kõige lihtsam, et toetad nii-öelda näpud rahulikult peale ja muud kui lased nii kaua ja katsud vahepeal, tunned, kuidas see noa teravus on. Ja nii see asi käib. Ma pean küsima, Margus, sa ütlesid, et sa võtsid kaasa ka ühed kallimad noad. Ole hea näita, mis teeb siis noa kalliks? Sul on need seal karbis? Ma võtsin kaasa paar nii-öelda kõigemat. Anname näpud taha juba sellele kallile asjale. Nii, palun. Et see nuga siis võib-olla on selline kõige huvitavama kujuga. Ma olen Jaapani kokkasid näinud sellist kasutamist. Täpselt nii, et see on selline üldnuga, millega saab just choppida väga hästi juurviljasid, näiteks lõikelaua peal, et ta on suur, mõnus selline ja loomulikult väga heast terasest. Et sellist nuga, ma ütlen nüüd ausalt, igal kodukokal võib-olla eks ju vaja ei lähe, aga... Selle hinnaklass on mis?
no see on võib-olla selline paarsada eurot. Aga samas miks ei lähe selles mõttes hakkida vaheb igaüks, eks ole? Jaa, täpselt. Et loomulikult neid erinevaid variante on palju. Ja Kristjan, sinu käes on nüüd nuga, mille hinnasilt on juba nii-öelda 4-kohaline number. Wow. Miks? See on nüüd Jaapani puhas käsitöö, see on siis sõna otseses mõttes sepistatud nii-öelda metallitükist kokku meistri poolt, kes tunneb seda asja ilmselt maailmas täna kõige paremini. Pigem selline, ütleme juba kollektsionääri selline et seda ei julgegi nagu lauale panna. Et ütleme niimoodi, et see on võib-olla selline maiuspala nendele, kes tõesti Jaapani nugasid meeletult fännavad ja neid armastavad. Ja võib-olla, kui veel rääkida nendest nugade vajadustest, 2 kiiret soovitust, et mis võiks olla köögis selline nii-öelda eriasi, üks korralik leivanuga sakkidega ja võib-olla selline kergelt läbipainduv, näiteks kui teete kala fileerimiseks. Et loomulikult tegelikult see kokanuga teeb need mõlemad tööd samamoodi ära, aga need on võib-olla sellised spetsiifilised asjad, mida võiks nagu koduköögis ka aeg-ajalt et võiks olla ka 4 nuga, mitte ainult 2. Võiks olla või 6 või 8. Või umbes täpselt, et natuke alla 100, nagu Kristjan enne ütles. Aga selles mõttes tõesti, see on maailm, kuhu kui natukene niimoodi varba paned vette, siis on oht, et sukeldud sinna lõpuks lõputult. Aitäh, Margus! Ja veel ma korra küsin, et kas ma selle poe sihkat-sahkat viskan ära ja toon luisu maalt koju Tallinnasse? Saab ikkagi koduste asjadega. Neid on ka erinevaid variante, aga ütleme niimoodi, et võib-olla üks soovitus, et kui sa selle kiirteritaja vahel teed, et ära suru sinna tugevalt peale, et siis hakkavad nii-öelda metallitükid lendama. Pigem oma raskusega rahulikult ja ettevaatlikult ja täpselt. Suur aitäh!